Mina puutusin kokku Rutiga eelkõige GLS juhtimiskonverentsiga seoses ja mäletan seda esimest telefonikõnet, kui ta mulle helistas. Ja mina sel hetkel olin tema nime näinud ainult raamatute kaante pealt ja mul oli hea meel, et ta tundis huvi GLS-i vastu ja lõpuks tegelikult hakkaski panustama ka GLS-i arengusse Eestis. Ja kui ma mõtlen selle peale, millist mõju Rutt avaldas, olgu siis seal GLS-i ringkonnas liikudes või üldse tegelikult laiemalt Eesti juhtimiskultuurile, siis ma arvan, et see oli usk inimestesse. Ta veenis juhte, et me peame uskuma oma inimestesse, keda me juhime. Inimestena me veedame praktiliselt kolmandiku oma elust oma töökohal. Ja ma arvan, et juhtidel on eriline võimalus teha sellest kolmandikust tähendusrikas ja oluline ja ka nauditav osa inimeste elus. Kui omadussõnu lihtsalt ritte panna, siis esimene asi on, mida ma ütleksin, et ta oli väga rõõmus, ta oli väga põhjalik ja ta oli põhjalik ka oma rõõmus. Ükskõik, mida ta tegi, paljus asju, mida me koos tegime ja arutasime, ta süvenes täielikult sellesse, mida öeldi, ta kuulas ja samas ta tahtis, et ka teda kuulatakse. Ja üks asi, mis oli väga huvitav Ruti juures, oli see, et kui ta nägi ära või ta taipas ära, et ta ei kuulata, siis ta viisakalt kaotas huvi. Rutt Alas oli äärmiselt soe ja tore inimene. Kõikide inimeste kohta ümber enda ja kaasa arvatud lähedaste kolleegide puhul ta tundis alati siirast huvi, kuidas läheb. Ja mitte ei kuulanud ainult vastust, vaid kuulis seda vastust. Need on kaks täiesti erinevat asja. Ja ta leidis alati kõikidele aega, vaatamata sellele, et ta oli väga hõivatud, tal oli kiire, siis inimeste jaoks ta aega leidis. Ma arvan, et Ruti kõige suurem mõju, vähemalt minu jaoks, juhtimiskultuurile on olnud see, et ta veenis juhte inimeste potentsiaalis ja selles, et meil tuleb juhtidena uskuda inimestesse, kes meie ümber on. Võib-olla täna tundub see juba selline üsna tavapärane sõnum, millest räägitakse rohkem. Aga veel aastakümme võib-olla tagasi see oli niisugune uuenduslikum, kui rohkem keskenduti protsessidele ja organisatsioonide juhtimisele. Rutt Alas oligi Eesti juhtimiskultuur. Tema oli see, kes pärast aegade muutmist hakkas alust rajama Eesti juhtimise teoreetilistele lähtekohtadele. Peame meeles pidama ka seda, et ta on üks enim tsiteeritud Eesti sotsiaalteadlasi, mis omakorda juba näitab tema kandvust ka rahvusvahelisel tasandil. EBS-i puhul muidugi on Ruti roll ka EBS-i kui juhtimiskooli teadusliku arengusuundade rajamisel, edasiarendamisel ja kõige selle nii-öelda doktoriõppe ja teadusega loodud platvormide loomisel. Seda ma arvan päriselt.